midagi. Bussi ootan. Väga imelikult ootad. Mis mõttes? No, bussi ootajal telo näpus olema, pöödjad töötama. Telo kätki või? Ah ei, ma ei viitsi. Las pöidlad puhkavad. Mis sa siis tegid siin? Ah, niisama. Mõtlesin. Millest siis? Ah, sellest ja teisest. No sellest, kuidas tulevikus võiks olla. No, ja kuidas see võiks olla? Kujutasin ette, et kuidas ma elan nii 10 aasta pärast ja kus ma elan. No, väga põnev. Olgus ta siis? Ma elaksin kusagil metsa ääres. Mul oleks suur maja kusagil metsa ääres. Või noh, tegelikult võib olla ka väike maja. Aga majal on suur garaaž, kuhu mu 2 spemmi ära mahuksid. Ära mulli, 2 spemmi. Tagasihoidlikkusega sa just ei hiilga. No ja edasi? Edasi on nii, et mul on seal üks tuba, kus on põdrasarved seintel. Jahitrofeed on nende nimed vist. Ja üks mõnus tugitool. Okei, istud seal ja teed mida? Ma ei tea. Mõtlen. Kuule, mõtleme nüüd koos. Istud seal tugitoolis nende surnud peade keskel ja kas sulle ei tundu, et selline elu on veidi üksildane? Keegi võiks ju veel majas olla. Seltsi mõtted või nüüd? Jaa, selline mõte käis peast läbi küll korra. Tegelikult selle asjaga peab vaikselt tegelema hakkama. Ega see õnn ise sülle jookse või kujutad ette, et istud seal ja mõtled. Ja kõik koputab uksele. Tegelikult nii võib juhtuda küll. Lokk ilmes. Tead sa kedagi, kellega nii on juhtunud? Tegelikult isegi tean. Minu isaga juhtus nii. Ei ole. No ja mis siis sai? No mis siis ikka sai? Minu perekond sai. Nii et mul on täiesti realistlik lootus, et keegi tuleb ja koputab mu uksele, kui ma piisavalt kaua ootan. Tšau. Tšau. Teete? Me siin arvatame elu üle. Karl on täna mõtlemise peal väljas ja mina olen saatejuht. No, esitan küsimusi. Sina küll tavaliselt midagi ei tea, aga siiski, mida sina nii 10 aasta pärast teed? No, kes seda teab? Sinna on nii pikk aeg. No, lihtsalt kujutate, mida sa peale gümnaasiumi tegema hakkad? Kas lähed tööle, ülikooli, kutsekasse? Lihtsalt kujutate, pulli pärast. No, ma ju just alles tulin siia gümnaasiumisse. Ega siis kohe saa ju hakata ära minema. Kohanema alles nii, noh, vaikselt viis. No, lihtne küsimus, kas siis ülikooli või objele? Objel käin ma kogu aeg, kui miskit pakutakse. Ülikooli? Ma ei tea. Ma ei oska mõelda, et mida ma seal õpiksin. Kui seda välja mõtleksin, siis ju isegi ju võiks ju proovida. Aga enne peab vaatama, kuidas siin välja kukub. Ja pealegi, kui ülikoolis ära käid, siis peab kogu aeg koosolekute laua taga istuma. Ma nii ei viitsi. Mul meeldib midagi teha. Mingi asi valmis teha või noh, midagi sellist. No, mis sa siis lõpuks tahad? Ma ei tea. Kuulge, vaeva mine. Mul on trenn. Jau. Kuule, meil on sulle kuskil tulema. Kuule, kohe varsti tulebki. Näe,
Madis tuleb seal. Meil siin arutanud tulevik üle. Tahad ka panustada? Ei viitsi. Aga kuule, mismoodi sa mõtlesid seda panustamist? No et räägid meile, kuidas sinu tulevik sinu peas välja näeb, mida sa tahad teha oma helges tulevikus. Oo. Särada. Ikka särada. No näiteks nii. On lehelinnu lustig kõik, me armastus, mis muudab kõik. Huvi unistuste sisseukeskustes taas lapsemene lootus rikastuvad, kelle laul on see ja sulle kinnitab. Laul on rõõmustundeid leiad sa. Lasta heliseda üheskoos, siis hoides teda laul meist lahkuda ei saa. No davaiks, mis me nüüd teeme? Ma ei teagi. Kuule, aga ma mõtlesin, et me võiks neiud mõnda kuhugi kutsuda. Julgelt Juljalt, nagu lõvid. Hea mõte, aga kuhu me nad kutsume? Kaubamajja, raamatukokku, kinno. Kinno? Kinos ei käi enam keegi. Bowlingusse. See oleks lahe. Hea mõte, arutame homme teistega. Tšau. Kuulge, me mõtlesime, et läheks üks päev kõik koos bowlingusse. Mis sa arvate? Nagu kõik koos, nagu teie ja meie ja Karel, Madis ja Karla ka või? Jaa, nii me mõtlesime. Ja ärge Eliisat unustage. Hea mõte, lepime homme päeva kokku. Teised läksid just bussi peale. Homme jah, sul saab meile rajad ära broneerida. Okei, aga lähme. Tšau. Tšau. Pekki, jälle need jõudsid vist ette. Meie ju pidime olema nagu lõvid. Eks üritame seal kohapeal kuidagi eriti lõvid olla. Tahe pärast. Kogu aeg on nende noortega mingisugust jama. Kes ei saa kekas kaasa teha või kes teist niisama kehvendab. Ja siis on neil igasugused peod. Ja pärast päevad sotsiaalmeedia suhkadele meile kõigega hakkama sai. Nagu päris elu ei olekski olemas, kui seda ei ole mingisuguse ekraani taga. Ma tunnen ennast 80-aastasena. Miks peab kõik nii keeruline olema? Miks peavad oma armastust näkupildile suruma, nagu see oleks mingisugune olümpiatuli? Võib-olla ma tulingi siia selleks, et teha üks pisikene kohvik. Ja võtta tingada teist kasse, kes ei küsinud, mis mu 5 aasta plaan. Ja pere? Mis perega? Ei tee, ole seda peaaegu praegu. No tulidki lõpuks. Väga lahe. Tere! Rühmatööd tulin tegema. No, kui vist jutuks oli. Sul oli kõik kokk ikka või? Rühmatööd. Ja. Oota, ma panen koera kinni, muidu hüppab su veel pikali. Kohe. Teisi veel pole siis. Milliseid teisi?
mis see rühm siia puutub? Sa ju koputasid minu uksele. Näe, teised tulevadki. Mis see siis nüüd on? Mis ajast te käest kinni käite? Ma ei tea. Mis värk teil on? Ma ei tea. Nii ongi või? Päriselt ka ei tea või? Oota, ära mine. Ma ei mõelnud seda nii. Või noh, see tuleb mulle automaatselt, kui ma ei tea, mida öelda. Miks see kõik peab nii keeruline? Emps, Mis on? kus mu uus pusa on? See sinine. Ma ei tea, kus on. Äkki on pesus. Hakkad su kusagile minema või? Jaa, kinno mõtlesin minna. Kellega sa lähed? Ei, poistega lähme Karla ja. Tavaliselt saate viimase bussiga? Jaa. Hea küll. Aga tšau siis. Kuule, aja ennast ülesse. Mis siis on nüüd? Lähme luurama. Karel läheb tüdrukuga kinno. Mis mõttes? Kust sa tead? Ütle sulle. Ei olnud midagi. Ütles, et läheb poistega kinno ja otsima kõige uuemat pusa. Millal ta enne Karla oleks kõige paremat pusa? No kuule. Las see olla, poisi. Ei lähe segama. Niikuinii sa Tomme teada, kellega sa joons käisid. Mis mõttes? No, niikuinii keegi näeb neid homme ja siis helistab sulle. No, nii kaua jaksad oodata ju küll. No, kui ma just pean. Tulid külla või? Ei. Tulin sulle projekti materjale tooma. Koolist noh. Sa oled ju nii kaua puudunud. Ongi kõik või? Sisse ei tulegi? Ei. Mul lisaauto vaatas. Käisime just vanaema juures. Ta elab siinsamas. No, aitäh siis. Palun. Tšau. Pole midagi. Küll ta tuleb. Tšau. Teate mis? Ma olen nüüd tädi. Mu vennal sündis eile laps. Käisin ta just vaatamas ja ta on nii armas ja nii pisike. Kumb on? Kas poiss või tüdruk? Tüdruk on. Kas nimi on ka juba valitud? Ei ole, aga ma mõtlesin näiteks mingi Sofia või... Ja ma käisin neil külas ja ma vaatasin seda mähkmete ja magamatuse virvarri. Ja see pani mulle mõtlema, et ei, mitte kunagi. Või noh, mitte enne, kui mul on kõik kontrolli all. Mida see kontrolli on taha võida? Elu või? No, elu küll sellega. Karjääri, Birgit. Ma tahan olla tipptasemel rantsutaja ja spordipsühholoog. Ma ei taha olla lihtsalt keegi, kellel on laps. Pere lähiöö on karjäärisurm. Kui sa ei saa iseendagi hakkama, siis kuidas sa oma perega tead? Aga kui tuleb suur armastus peale, siis see suur armastus peab arvestama minu plaanidega ja leppima sellega, et minust pere oma kohe ei saa. Hiljem. Kõigepealt peaks lapsele vist isa leidma. Aga ma olen kuulnud, et kui see suur armastus sul ikka peale tuleb, ei ole mitte midagi nii kindlat. Armastus võib kõik pea peale pöörata ja teed veel ise oma plaanid ümber. Miskipärast tõesti ei usu,
aga tegelikult, kes seda ette teab? Mina tahaksin ikka kooliga edasi minna, mõtlesin majandust õppida, oma ettevõtte. Kõlaks ju hästi. Kõlab küll hästi, aga pere tuleb siis, kui tuleb või? Jah, tuleb siis, kui tuleb. Kunagi ikka tuleb, ega see tulemata ei jää. Te olete ikka nii naiivsed, karjääri suur armastus. Eks elu on nendes kahes äärmuses. Mina olen lihtsalt rahul. Teen oma pisikese kohviku ja võtan diivandeid kasse ning elan pisikeses korteris. Vähemalt kassid on ausamad kui inimesed. Hea mõte, sa oled 17 ja su unistus on olla üksildane kohvikupidaja. Parem ongi olla üksilduses ja rahus, kui osta unistuse järgi, mida teised sulle ette kirjutavad. Kuulge, buss tuleb. Ma vahest mõtlen, et kui inimesed mõtlevad tuleviku peale, siis esimese asjana tuleb neil pähe pere, mitte näiteks karjäär või reisimine. Kui sul pole karjääri, siis kuidas oma pere üleval pead? Alati ei saa ju loota kellegi teise peale. Ning pere võib võtta kõik su vaba aja, et lõpuks jäägi aega reisimiseks ja karjääriks. Ja poistel on kuidagi lihtsam. Neid nagu ei oodata, et nad kohe perest unistama peaksid. Ja Kareliga on lihtsalt tore koos olla. Ta on selline rahulik, ei rapsi ringi ega esita mingeid nõudmisi. Aga ega see kõik ei pea ühe pulmudega lõppema. Nagu inimesed, nagu hiidlased ikka ütlevad, ootame, vaatame. Mis seal põnevat on? Ma niisama vaatan neid ülikooli kursusi ja võib-olla valiks endale ka midagi. Sul on ikka nii igav elu, et pead midagi veel õppima. Kas koolitundidest ei piisa? Ei tea, äkki ei piisa, kui sinna pärast edasi õppima minna. Ja miks just sinna? See reaalivärk kukub mul kõige paremini välja. Ja mis sa siis selle teadusega peale hakkad? Hakkad teadust tegema? Või tuled hoopis saarel tagasi õpetajaks? Õpetajaks? Ma pigem mõtlesin midagi sellist, kus päriselt ka palka makstakse. Inseneriks võib-olla, aga siis peab mandrile minema. Siin sellist tööd ei ole. Ei, aga õpetaja valid endale tored abikaasa, kes ikka korralikult pattedab. Kes nad nüüd ongi, need hambapreketid panevad. Need ikka pidid kosmilisi summasid teenima. Ortodonte mõtleda, et panen kuulutus üles, et otsin kena ortodonti abiellumise eesmärgidel. Või kuidas sa seda mõtlesid? No, võib-olla tõesti see nii ei tööta. Igavene ema selle kõigega. Aga mis sinu plaan siis on, Rasmus? Ega sa ei saa siin igavesti saatejuhti mängida? Ma ei teagi. Ma vaatan neid edulugusid. Kuskil keegi investeeris õigesti. Keegi tegi oma äri. Ma tahan ka, et mul oleks midagi lahedat ette näidata. Ma ei taha lihtsalt oodata siin bussipeatuses, kuni ma vanaks jään. Ma tahan kohe pihta hakata. Millega? Ma tahan midagi suurt. Ma nägin üht videot, kus üks vend rääkis, et kui sa kõik oma säästud ühte fondi paned, siis 10 aasta pärast ei pea enam üldse rabama. Rasmus, sa jälle räägid nendest kurukoolitustest. Ma tuletan meelde, sul ei ole sääste. Sul on 20 eurot ja poolik krõpsupaek. No ja siis ma vähemalt üritan. Ma ei taha lihtsalt oodata, kuni elu minust üle sõidab. Kardad olla tavaline Eesti mees igava töö ja pangalaenuga. Ma kardan, et ma ei oska midagi. Et ma räägin ja räägin, aga sisu polegi. Sisu pole vajagi, mees. Peaasi, et valmis on õige ja publik laksatab. Aga ma nagu vahest mõtlen, et kui muusika kinni keerata, siis mis siis järgi jääb? Jääbki see vaikus, mida Karla siin bussipeatuses kuulab. Kas ta kuhugi edasi õppima ei lähe? Tahaks nagu minna küll. Lihtsalt ei tea, kuhu ja milleks. Ma ei tea. Ma lähen sinna tuuli. Äkki läheb meil naise ka neile. Ma
ei saa sellest aru. Miks ta mind lihtsalt rahule jätab? Ma ei taha tulevikust rääkida ju. Ma ei taha sellest isegi mõeldagi. Tegelikult ma ei oskagi midagi sellest arvata. See kõik on omamoodi jube ka. Teed mingid valikuid ja otsused ja siis tuleb välja, et see pole üldse see. Valid endale midagi välja ja ei saa sellega hakkama. Kukud läbi. No see oleks siis ju pettumus. Aga ei, mina ei pettu. Mina olen nii kõva vend. Mina olen tuh. Ja pealegi liiga vara ei tasu mõtlema hakata. No Joe, tulid ka midagi tooma või? Joe, oli sul midagi vaja või? Vabandust, ma ei teadnud. Ei, enda teada ei ole midagi vaja. No aga räägi siis, kuidas saan abiks olla? Abiks? No, ma ei teagi nüüd. See oli mu tobe idee. Ma hakkan kohe minema. Oota, mis sa siis kohe minema hakkad? Räägime sellest ideest. Äkki see polegi nii tobe? Ma ei tea, äkki ikka on. Tule sisse korraks, kaua me siin ukse peal köölume. Ma tegin just süüa. No tule seltsiks. No tule ometi. No, korraks. Väga hea. Sa tulid mulle külla, on ju. Ma olen juba tükk aega oodanud, et keegi tuleks ja aitaks mul unistada. Ja näe, siin sa oledki. No, võime proovida. Näete, jäime hiljaks. Ma ütlesin, et läks valeti lahti. Vahet pole, nüüd on nii. mis me teeme? Kõnnime natuke jumala edasi. Helistame emale. Äkki tuleb vastu. Ma võin ka vennale helistada. Võiksid küll, sest ega me kõik ühe auto peale ei rohu. Ma vist pean ka helistama, sest meil Amanda ja Kessud on teine suund. Palun ärge mind maha unustage. Vabandust. Hakkame juba vaikselt liikuma. Saate tee peal helistada. No ma tulen saada teha natuke siis. Aga vot, peaaegu pikma sadama ei hakkaks. Madis, mida sa hädaldad? Vaata, taevas on jumala selge, mis vihma sealt tulema peaks. Tähed siravad nagu laternad. No vaadake ometi. Tõesti vapustav. Lausa lummav. Mis te arvate, kus me kõik 10 aasta pärast oleme? Kas siin või mandril või äkki hoopis välismaal? Mina olen igatahes siin. Ju mina ka. Võib-olla. Vahet pole, kus me oleme. Aga lepime kokku, et 10 aasta pärast saame siin samas kohas kokku. See oleks lahe. Aga pidage siis kõik tänast kuupäeva ja kellaaega meeles. Kohtume 10 aasta pärast täpselt siinsamas tee ääres. Aga kes teist seda siis meeles peaks? Näe, vaadake, täht langeb. Nüüd peab ruttu midagi soovima. Ma soovin, et meil kõigil läheks kõik hästi. Et me saame... Tule sul kinni. Karla, sa ikka ei oska vait olla. Seda peab vaikselt soovima. Muidu see ei lähe täide. Rikkusid ilus asja ka ära. Aga soov oli tõesti ilus. Ootame natuke veel. Küllap langeb veel üks. Ja siis saame seda kõik vaikselt soovida.